Nonii, tere kõigile ja tere tulemast siis minu esimesse vlogi. Ja täna siis olen tulnud siia Veskijärve äärde ja plaan on teha siis 2 ööfotot. Ning nagu te siis aru saate, siis hotell on jälle püsti pandud telk ja tegelikult ongi nii, et ma tegelikult eelmine aasta pildistasin siin samas Veskijärve ääres natukene rohkem sealpool enda esimese võib-olla siuke ööfoto panoraami ja olen siin ümbruskonnas ka natukene sellist eeltööd teinud, et kuhu võiks täna pildistama minna. Vaatab, kui jõuab, siis enne pimedat tahaks võib-olla veel mõned kohad siin ära mõndades kohtades käia, veel vaadata, et natukene teha seda eeltööd, kui ma siia sõitsin, siis nägin veel mõndasid nagu ägedaid kohti siin, aga vaatab, kas jõuab, et üks sõber Risto jõudis ka just siia ja paneb endal siin kämpi püsti ja siis ühesõnaga vaatab, mis ilm toob ja võtab nagu rahulikult. Proovin siis võimalikult nagu mõnusalt ja hästi nagu jäädvustada siin neid hetki ja kõike, mis siin looduses selle foto tegemise kõrvalt siis veel nagu toimub. Et noh, tegelikult on ka see, et on 2 ööd, jään siia 8 ööks pilti tegema, et siis ei ole ka võib-olla sellist hullu tormamist, et saab ühel ööl siin mingid paar kohta valida ja siis järgmisel ööl järgmised, et peast, et mingid ägedaid mõtteid saab või tähendab ägedaid pilte saab teha ja mingid mõtted on, nii et eks vaatab. Nii, tulime ikkagi siia natukene ringi vaatama Ristoga ja avastama natukene, et mis ja kus siis mingit seda ööpilti teha ja ütleme nii, et alguses üldse mõtlesin, et teeks sealpool mingit pilte, mida ma ennem olin juba valmis vaadanud siin, nagu ma ütlesin teile siin mingi 3-4 nädalat tagasi. Aga ütleme nii, et siin eespool on, nagu te näete, siis väga palju siukseid ägedaid puid ja esiplaane ja linnutee peaks siin öösel kuskil siin sellise nurga alt nagu tõusma, et siin on nagu päris, ma arvan, nagu päris äge, et jääme täna üks koht on see, kus me seda pilti teeme ja siis vaatame edasi mingitesse kohtadesse, ilmselt paneme ka siin timelapsi tegema ja ma usun, et saab päris nagu äge. Jah. Olen Ristoga siia nüüd pilti tulnud tegema ja tegelikult on nüüd asjad nagu nii kaugel, et üks kaamera
teeb mul siit võib-olla mingi paarsada meetrit eemal ühte timelapse'i, siis ühe kaamera panin siia kõrvale veel ühte timelapse'i tegema. Ja tegelikult nüüd kolmanda kaameraga ma lähen siis püüdma mingisugust kompositsiooni esiplaaniga ja mõndade puudega, mida ma siis varasemalt ka teile näitasin, et kus võiks mingit potentsiaalset pilti teha. Risto peaks praegu seal olema. Ma lähen nüüd vaatan, mis Risto möllab seal ja proovime seal nende ägedate puude esiplaanidega selle Milky Way või tähendab linnutee siis peale saada, et kell on praegu siuke 12 hakkab saama. Ja järgmised 2,5 tundi umbes on see aeg, kus on aega siis seda linnuteed ja kõike nagu nautida ja pildistada. Et vaatame, mis saab. Kahjuks aga öösel ei leidnud ma kuidagi õigeid nurkasid või kompositsioone siis selles esimeses asukohas, kus ma ka päeval natuke ringi vaatasin ja varasemalt teile näitasin, et kus võiks seda ühte pilti teha. Ja tänu sellele siis ma tegelikult otsustasin edasi liikuda, otsida muudes kohtades neid kohti, kus pilti teha ja lõpuks leidsin paar ägedat kohta ja missugused pildid mul õnnestus jäädvustada, et seda te nüüd järgmisena ka näete. Ja võib-olla õppetund selle koha peal on see, et varasemalt ma kuidagi jäin ühte kohta pidevalt nagu kinni, proovisin ja töötasin selle ühe kohaga nii kaua, kuni siis lõpuks oli see, et vaikselt hakkas aeg otsa saama, eks siis näiteks pime aeg hakkab otsa saama, eks siis võib-olla ongi see, et tuleb lihtsalt osata lahti lasta ja liikuda edasi, sest antud juhul siis seal maastikul tegelikult oli neid võimalusi igasuguseid erinevaid veel. Nii, nagu te siis näete, on juba tegelikult hommik, et mis me siis eile mingisugune 4 aeg vist sai alles magama,
öösel ja selline 5-6 tundi und. Eile siis öösel mingit klippe ei filminud, sest kuidagi seda aega on tegelikult nii vähe, et alguses mõtled, et see 3 tundi on nagu pikk aeg, tegelikult ei ole. Millal seda tähistavast pildistada, siis mõtlesin, ma räägin natukene hoopis praegu, et mis nagu toimus. Ütleme nii, et alguses oli isegi natukene selline keeruline leida mingisuguseid kohti, et kuigi nagu käid päeval skautimas ja vaatamas, et mis siis ja kus seda mingit pilti teha, aga kuidagi ma olen täiesti üllatunud selles, et see koht on nagu selles mõttes, et siin on nii palju erinevaid võimalusi, kus seda pilti teha ja natukene ei osanud nagu valida, et kus, mida ja mismoodi. Ja siis ja tagatipuks juhtus ka lõpuks see, et tulid virmalised. Et Risto pildistas kuskil eemal natukene, mina olin enda seal, tegin mingeid oma pilte ja järsku oli taevas kuidagi siukest lillakat tooni, et noh, niisama see lilla seal keset ööd ei ole, eks. Ja siis tuli mingisuguseks 5 minutiks, et ja see oli täpselt sellel ajal, kui ma pildistasin ühte panoraami ja ma väga loodan, et see panoraam pärast arvutis normaalselt kokku läheb ja inglise keeles siis stitchib, eks, et ja kui seal on nagu kõik hästi, siis see on, ma arvan, päris megapilt ja ühesõnaga selline üllatusmoment oli ka, et tegime veel natukene Ristoga nalja, et võiks veel virmalised ka tulla, et noh, selline noh, sihuke naljaga pooleks ja siis läks mingisugune, ma ei tea, tund aega mööda ja tulid. Et naljaks ma isegi vaatasin kohe kiirelt mingeid virmaliste andmeid, et kas noh, et mis asja, et mingit teavituse asju pole tulnud, et ja noh, tegelikult ei olnudki mingid ulmenäitajad, aga lihtsalt korraks midagi tuli ja aga jah, selles mõttes tänane plaan on veel see, et lähme ilmselt skaudime siin natukene veel ringi, sest see ala on lihtsalt siin nagu nii suur. Siin on mingid kohad on veel sellised peegeldused ja kus saab peegeldusi veel pildistada ja tegelikult skaudime siin veits ringi, naudime loodust ja ega siin ei olegi, kell on praegu 12, noh, et siis võtame nii-öelda vabalt ja chillilt seda asja. Nii, need on siis teine õhtu. Tulime täna siia varem ja vaatasime ühesõnaga natukene kauem siin ringi ja valisime siis mõned kohad välja, kus seda pilti nagu võiks teha. Et äge selline loojang oli ka, sai isegi päikseloojanguga mingit pilte siin teha ja tegelikult on nagu selles mõttes on siin nagu super äge, et ükskõik kuhu sa nagu vaatad, siis tegelikult on igal pool mingit pilti teha, isegi nagu raske on natuke valida, et kus ma nüüd seda teen, et ma ei tea, ma reaalselt võiksin siin mingisugune paar nädalat jutti lihtsalt pildistada, et see on nagu päris nagu äge, natuke sihuke ebamaine
tunne on. Ja ühesõnaga jah, päeval suurt midagi toimunud, sõitsime lihtsalt ringi autoga, käisime, jalutasime seal metsas, nägime põtra, pildile kahjuks ei saanud, kitsi nägime ja ühesõnaga lihtsalt chillisime telkimisalal. Ja ega nüüd ei olegi, hakkab esimesed tähed on juba varsti, siin näen, heledamad tähed on taevas ja panen siin oma asjad kokku, lähen telkimisalale tagasi ja Risto on juba kuskil ära läinud, ilmselt liigub tagasi, aga jah, paar fotograafi on siia veel juurde tulnud, kellel on ka siis siuksed ühised huvid ja mõtted, et siin nüüd täis taevast pildistada, et selles mõttes on äge, et mingisugune punt on nagu kokku tulnud ja kõigil siuksed ühised mõtted ja eesmärgid, ja saab vahepeal mingeid asju arutada, et selles mõttes nagu tore. Vot, aga jah, panen asjad kokku ja lähen telkimisalal tagasi ja siis mingisugune paari tunni pärast on paari tunni pärast natuke peal on juba kott pime ja siis saab linnuteed ja täis taevast pildistada. Teisel ööl samamoodi otsustasin rohkem rõhku panna fotode tegemisele ning erinevaid videoklippe siis ei jäädvustanud ning järgmisena siis te näetegi mõningaid fotosid, mis mul teisel ööl õnnestus jäädvustada ning samamoodi näitan ka panoraami, millest ma ka ennem rääkisin ja mis mul esimesel ööl õnnestus teha. Ja ma usun, et see on siiamaani kindlasti minu parim ööfoto, mis ma üldse kunagi teinud olen. Viimasel hommikul suurt midagi tegelikult enam ei toimunud, sõimegi hommikust ja hakkasime oma laagrit kokku pakkima, et kogu siis sellele fotoretkele joon alla tõmmata. Ja kuna see oli Ristoga meil selline ühine fotoretk ja juba varasemalt paika pandud ning Risto tegeleb foto kõrvalt ka siis tegelikult videoga, siis ta tegelikult aitas mul erinevaid kaadreid siin natukene ka üles filmida ning siinkohal ma tahaksingi öelda Ristole suur aitäh kogu nende kaadrite filmimise eest ning tema tegelikult tegemisi saate te jälgida näiteks Instagrami kontolt, mille nimi on Visual Life by Risto ning selle lingi ma lisan siia video alla kirjeldusse, saate siis sealt ligi. Ja kokkuvõtteks ongi, et tegelikult ma tahtsingi, et see selline video oleks võib-olla rohkem selline ülevaatlik, annaks üks ülevaatliku pildi kogu nendest tegemistest, mis siis ka nii-öelda selle foto tegemise kaadritagustes toimub. Aga tulevikus kindlasti ma tahaks mingite videotega minna natukene spetsiifilisemaks ja rääkida võib-olla rohkem sellisest tehnilisest poolest, et kuidas ma siis päriselt mingisuguseid pilte nii-öelda maastikul siis teen. Aga samas üritan selle video poole jätta võimalikult lihtsaks, sest ikkagi esikohal on see foto.
ja tegelikult sellest fotoretkest ongi nagu iga fotoretkega, et alati saad natukene targemaks ja siinkohal ongi, et sain uusi teadmisi kindlasti, kuidas oma ööfotosid veel paremini tulevikus teha, kuidas neid natukene veel lihvida ja samuti ka kuidas paremini kogu seda videomaailma või videomajandust siis hallata ja et seal asjad nagu paremini ja sujuvamalt välja nad oleksid. Ja lõpetuseks tahangi tegelikult lihtsalt teid kõiki tänada, kes võtsid selle aja ja mu esimese vlogi ära vaatasid ja siiamaani jõudsid, et suur aitäh teile ja loodetavasti näeme juba varsti uues vlogis, kus on juba ka järgmised uued seiklused.